Head sõbrad, tere tulemast siia Energiaavastuskeskusesse 2020-2021 aasta lõimumisvaldkonna aastapreemiate pidulikule tseremooniale. Minu nimi on Toomas Roolaid, ma olen täna auväärses päevajuhi rollis, aga siin ruumis on inimesi, kes väärivad au ja tunnustust minust oluliselt rohkem ja nendeni me jõuame kõigest paari hetke pärast. Aga mul endal on väga suur rõõm, et tänase päeva esimesed helid ei kostnud mitte minu suust, vaid hoopis klaverilt meie hea sõbra Oleg Pissarenko käest, hingest, südamest. Olegiga enne rääkides ütles ta mulle, et loo nimi on Klaar hommik ja üks viis seda lugu tunnetada on mõelda perioodile, mis on olnud kõhklusi, tegevusi, kahtlusi, proovimisi täis ja siis ühel hetkel, kui sa oled saanud asjade üle järgi mõelda, ärkad sa hommikul ülesse ja tundub, et miskis on selgusele sees jõudnud, on mingi klaarus, arusaam toimunust kohale jõudnud ja see annab kergust ja vabadust. Ja mul tundub, et see on väga hea viis aasta lõpus sellist tseremooniat alustada, mõelda, et me kõik oleme aasta jooksul päris palju vaeva näinud, isegi 2 aasta jooksul on olnud hästi keeruline aeg ja see detsembrikuu pealelõuna võiks olla see hetk, kui me korraks tõmbame hinge, vaatame klaarilt asjadele tagasi ja tunnustame teineteist tehtud töö eest. Lõimumispreemiate mõttest räägivad kohe inimesed, kes on vahetult iga päev selle taga, aga mina saan küll teile nii palju öelda, et ilmselgelt preemia mõte on väärtustada süsteemset lõimumise edendamist, arendamist, jätkusuutlikkust Eesti ühiskonnas, mis tegelikult tähendab seda, et me tahame nii erineva keelega kui erinevast rahvusest inimeste koostööd ja me tahame tunnustada neid, kes sellesse koostöösse on selle 2 aasta jooksul panustanud. Enne kõike, kõik meie nominendid on sinna panustanud ja ka meie laureaadid saavad väikse arenduspreemia lisaks. Preemiad antakse välja 99. aastast Integratsiooni Sihtasutuse poolt ja 2009. aastast on sinna lisandunud ka meediaprojektide eest preemiad ja rahastab preemiate väljaandmist ja toetab Kultuuriministeerium. Ja mul on selle tõttu väga suur rõõm, et Eesti Vabariigi kultuuriminister Tiit Terik on siin meiega, et lausuda tervitussõnad. Suur tänu, Toomas, nende sissejuhatavate mõtete eest. Head daamid ja härrad siinpool ja sealpool helesinist ekraani. Tõepoolest, üle 20 aasta on juba meie ühiskonnas nende preemiate kaudu esile tõstetud edulugusid, häid näiteid sellest, kuidas meie lõimumine, varasemalt integratsiooni nime kasutatuna, et kuidas see lõimumise protsess on siin läinud ja kui ma hakkasin tänase ürituse eel läbi mõtlema seda, et milline minu suhe sellesse valdkonda on, siis on hea meel meenutada, et suurusjärk 20 aastat tagasi oli mul võimalus olla üks keelelaagrite korraldajatest, kus eesti lastega koos vene noored ühiselt suve veetsid ja seeläbi teist ja eesti keelt paremini tundma õppisid. Nii et ma usun, et see protsess, kus me oleme elanud viimased paar dekaadi, on olnud arendav kõikide jaoks, kes on olnud kaasatud. Nüüd, mis on ääretult oluline, on ka see, et me ei vaata mitte ainuüksi sellele ajale tagasi, kust me tuleme ja millise tee me oleme läbi käinud selles lõimumise valdkonnas, aga meil on väga hea võimalus vaadata ka tulevikku suurusjärk 10 aasta peale ette. Me saime just mõni aeg tagasi Vabariigi Valitsuses kinnitatud sidusa Eesti arengukava, mis on väga paljude erinevate partnerite koostöös valminud. Suur tänu kõikidele, kes siia on oma panuse andnud, et vaadata sellel teel käimise järgmised sammud üheskoos üle ja läbi. Kui me räägime üldse lõimumisest, siis selle üks ja suur sügav sisu saab olla ju see, et kuidas meil kõikidel siin Eestimaal oleks hea ja tore elada ja et need kontaktid meie vahel oleksid positiivsed, rõõmsad, teineteist rikastavad ja tegelikult ka see kohavalik täna siin Energiaavastuskeskuses on võib-olla mõneti sümboolne. Otsime seda head energiat oma vahel, hoolimata sellest, et kas me kodus räägime eesti keeles, vene keeles, ukraina keeles või on hoopis meie peretraditsioonid
erinevad kantuna Türgi kultuurist või hoopis kaugelt Jaapanist, sellepärast et väike Eesti on koduks paljudele erinevatele rahvastele. Ja juba läbi ajaloo, kui me mõtleme siis kas või meie iseseisvusmanifesti peale, siis riik ja maa kõigile Eestimaa rahvastele. Mul on suur hea meel, et meil on võimalik tänasel auhinnatseremoonial esile tuua erinevaid valdkondi, nii nominentide kui laureaatide hulgast, millega me oma ühiskonnas tegeleme, olgu see siis sport, kunst, kultuur, väga erinevatest valdkondadest ja ma usun, et see, millised me täna oma ühiskonnana olemegi, on selline ühislooming erinevate kultuuri- ja keeletaustaga inimeste poolt, nii et selle tõttu oleme me koha peal edukad, seetõttu paistame me positiivselt tõenäoliselt silma ka maailmas, kui me ühe või teise saavutuse sinimustvalge lipu all siia koju toome. Suur tänu teile kõikidele selle tegevuse eest, mida te lõimumise valdkonnas igapäevaselt teete ja annate. Ja ma usun, et täna välja valitud auhinnasaajad on kõigest üks väikene osa kogu sellest meeskonnast ja pingutusest, kes igapäevaselt töötavad ja toimetavad selle nimel, et Eestis oleks tore kõigil elada ja hoolimata sellest, et eestlastest võib-olla teinekord räägitakse kui jonnakast rahvakillust, siis tegelikult iga päevaga loodan, et üha rohkem ja rohkem tõestame me seda, et me võime olla ka väga head ja külalislahked nende osas, kes on otsustanud oma koduks valida Eestimaa. Aitäh teile! Aitäh, Tiit! Nagu sai öeldud, lõimumine on meeskondlik töö ja ma võtan ühe sõnasabas kinni, et Eesti rahvale väidetavad olemuslik jonnakus, aga ka külalislahkus minu jaoks on ühes inimeses väga hea koosmõju leidnud. Ma tahaks siia kutsuda inimese, keda ei saa siia kutsumata jäänud, Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Irene Käosaare. Aitäh toreda sissejuhatuse eest. Austatud minister, head kohalolijad siin ja ekraani taga. Lisaks sellele, et on tõepoolest olnud keerulised aastad, on see aasta siiski olnud ka üks erakordselt pidulik aasta. Oleme ju tähistanud aasta otsa 30. taasiseseisvumise aastapäeva Eestis. On olnud erinevaid pidusid, on tunnustatud inimesi, kes selle 30 aasta jooksul on saavutanud üht, teist või kolmandat, kes meie ilusat väikest riiki on edendanud erinevates valdkondades. Meil Integratsiooni Sihtasutusel oli suur au 20. augustil korraldada 30. taasiseseisvumise aastapäevale pühendatud kooslaulmispidu Narvas, mis oli tõepoolest pärast 1924. aastat esimene laulupidu Narvas, mis oli täiesti märgiline. Jah, see on olnud ka keeruline aasta ja sedavõrd võib-olla sellel aastal esitati ka preemiatele inimesi natuke vähem. Kutsun üles järgmistel aastal kindlasti veel rohkem esitama kõiki, sest esitada saavad ju nii üksikisikud, organisatsioonid, kes iganes. Igasugune mõte, mis on ühiskonnas elama läinud, mis on lõimumises mingi tulemuse toonud, on väärt mõte ja ma arvan, kõik need inimesed on väärt tunnustamist. Härra minister juba mainis, et tõepoolest napilt nädalapäevad tagasi võeti vastu ka sidusa Eesti arengukava, mis vaatab tulevikku, mis seab sihid järgmiseks 10 aastaks ja kindlasti see koos tegemine, koos mõju on üks, mis kindlasti on nendeks prioriteetideks. Pahatihti me räägime ju lõimumisest eelkõige siis, kui midagi on halvasti. Sest siis me märkame seda valdkonda. Me märkame, kui on rändekriis, me märkame, kui tulevad
põhikooli või gümnaasiumi lõpetajate eesti keele oskuse tulemused, mis võiksid olla paremad. Me märkame, kui juhtub ühiskonnas midagi, kuhu on osalistena kaasatud mõne erineva rahvuse esindajad, et see vist on loomulik, et inimesed panevad tähele võib-olla neid asju, mis natukene rohkem häirib, aga tegeliku lõimumisprotsessi teevad ju igapäevaselt need inimesed, kes siin Eestis elavad, kes teevad neid asju, mida nad igapäevaselt teevad, olgu see turismivaldkonnas, teenindusvaldkonnas, juba nimetatud sport, kultuur. Napilt kuu aega tagasi, isegi vähem, toimus lõimumiskonverents 30 aastat lõimumist, kus nii Eesti teadlased kui ka meiega sarnases ajaloolises ruumis olevate riikide teadlased arutasid selle üle, et kas siis lõimumisprotsess on olnud edukas või ei ole nende 30 aasta jooksul. Me teame, et ilmselt on ühiskonnas neid, kes ütlevad, et on täiesti läbi kukutud ja on neid, kes ütlevad, et see on täiesti imeline olnud. Ma arvan, et see tõde on kuskil keskel nagu alati. Aga tõepoolest, kui me vaatame seda 30 aastat tagasi, siis on väga suuri muutusi ühiskondlikes hoiakutes, on väga suuri muutusi nii haridussüsteemis, kultuurielus ja ma usun, et tegelikult, kui me korra sinna sügavamalt sisse vaatame, siis me märkame seda kõik. Lõimumispreemiate eesmärk on just tuua välja neid inimesi, neid tegevusi, kes igapäevaselt oma asju tehes võib-olla kindlasti ei mõtlegi sellele, et vot nüüd me hakkame lõimuma või nüüd me teeme midagi selleks, et lõimida. See lihtsalt juhtub asja käigus ja ma arvan, et see ongi hästi oluline. Iga aasta preemiad on natukene aasta nägu. Eelmisel aastal näiteks sai lõimumispreemia doktor Arkadi Popov ja ma usun, et see oli täiesti asjakohane tollel aastal. Sellel aastal siis uued teemad, uued väljakutsed, mis on jällegi natuke ehk selle aasta nägu. Aga natukene on veel aega uudishimulik olla ja mina veel neid välja ei ütle. Ma tänan kõiki neid, kes on siin nende tegude eest. Ma tänan kõiki neid inimesi, kes igapäevaselt oma igapäeva toimetusi tehes väärtustavad Eesti riiki, Eesti ühiskonda ja see lõimumine, see käib sinna asja juurde. Aitäh teile! Nagu Irene ütles, ühtepidi lõimumine on see, mis juhtub, aga see ei juhtu iseenesest, see juhtub siis, kui me seda teeme. Ja neid tegijaid sellel aastal me oleme otsustanud autasuda 3 kategooriast, millest on esimene hästi kõnekas kategooria, nagu kõik teised, aga esimene on minust väga hea alustamiseks on aasta sillalooja. Ehk siis sillalooja on see, kes on aasta jooksul kõige enam kaasa aidanud sellest, et nii Eesti kui ka Eestist erineva emakeelega inimeste vahel toimuks võimalikult palju koostööprojekte, sündmusi ja suhtlemist ja lõimumist. Ma natuke spikerdan, sest ma hea meelega tahaks lugeda teile 5 nominenti, kes täiesti selgelt väärivad siin väljahüüdmist. Need, kes on meiega internetis ja ei näe läbi minu silmade, meil on osad nominendid siin, aga me ei saanud rohkem kutsuda kui 2 inimest igast valdkonnast. Seega põnevuse üleval hoidmisest ma hea meelega loen need nimed ette, et me mõttes anname aplausi neile kõigile, kui ma need ette loen. Ehk siis 5 nominenti on selles kategoorias. Need on Mailis Sütiste Grant ja Greta Madeleine Grant. Siis on Maria Žuravljova nominendiks, MTÜ Eesti Arvustispordiliit, MTÜ Eesti Instituut ja MTÜ Loodusajakiri. Ma arvan, üks suur aplaus kõigile 5 nominendile on väga, väga asjakohane.
ja nagu nominentide nimedest te juba näete, need sildu saab luua väga erinevast positsioonist, saab neid luua arvutimängude liit, saavad need luua eraisikud. Seda enam, ma arvan, et laureaat on väärt 3 sooja käepigistust ja selleks, et preemiad üle anda, see on 1000-eurone preemia, arenduspreemia, ma kutsungi 3 inimest, 12 olete juba näinud, et hea meelega kutsun siia kultuuriministri Tiit Teriku, kutsun siia Kultuuriministeeriumi mitmekesise asekantsleri Piret Hartmani ja kutsun siia uuesti Irene Käosaare. Kui ma Irenet kutsusin, ma jäin mõtlema, et kas see, et ma ütlesin jonnakus, mõisteti, et minu arust on üks väga ka positiivne osalema odamas, sest läbi kõikide nende aastate olla selle valdkonna eestvedaja on olnud väga-väga suur panus. Niisiis, aga mis nüüd juhtub? Nüüd ma peaks teile ütlema, kes on laureaat, aga ma hoopis ei ütle teile, vaid me näitame seda teile, sest selleks on meil video, vaadake hoolikalt ekraanile. Kultuurisamm, see on kultuurikoolitusprogramm, mis sisaldab 20 akadeemilist õppetundi ja 5 õppekäiku. Akadeemilised õppetunnid võivad olla loengud, ekskursioonid, erinevad töötoad ja erinevad kohtumised võib-olla tuntuvate kunstnike või huvitavate isikutega. Ja õppekäigud sisaldavad väljasõidud, reisid ja teised huvitavad üritused. Kultuurisamm on tasuta osalejatele ja see on suunatud inimestele, kes on huvitanud Eesti kultuurist rohkem teada, proovivad keelt õppida, see võib olla vähelõimunud püsielanikud, kes elavad Eestis väga pikalt, aga soovivad ennast areneda Eesti kultuuriruumis ja need inimesed, kes on tulnud mitu aastat tagasi, 2, 5, 3 aastat tagasi, koolinud siia Eestisse, õpivad keelt ja proovivad pääseda Eesti seltskonda. Meie kultuurisamm tegutseb juba 4 aastat ja 4 aastaga meie kontaktide arv on kasvanud 200-st 5000-ni. Meil on olemas kultuurisamm.ee veebilehekülg, kus saab tutvustada, millal alustab kultuurisamm, kuidas saab siseneda, pääseda ja meie programmile liituda. Kultuurisamm ühendab sihtgruppi vähelõimunud püsielanikke ja tulijad, kes on kolinud Eestis viimastel aastal ja erinevad kultuuriorganisatsioonid, kes pakuvad kultuuriteenused inimestele, kelle suhtluskeel on inglise keel või emakeel. Meie partnerid on muuseumid, erinevad giidid, muuseumipedagoogid, raamatukogud ja teised kultuuriteenuste pakkujad. Kultuurisammu tegevus, see on nagu klubi, sest integratsioon ei saa olla ühest punktist teisest punktini. See on pikaajaline protsess, mis areneb, mis kaasab rohkem inimesi ja sellist protsessi ei saa lõpetada ühe projektiga kindlasti. Ja sellepärast me ootame kõiki tere tulemast Kultuurisammule. Ma hea meelega kutsun siia MTÜ Eesti Instituudi esindaja. Näeta, mina olen ka Elevil hea meelega ministri käepigistust saama ja siis ka kõnepülti.
Aitäh! Minu jaoks on suur au, et Kultuurisammu projekt sai aasta sillalooja tiitli ja ma kõigepealt tahtsin tänada meie meeskonda, ilma selleta ei saa mitte midagi ilmuda või ei saa mitte midagi sündida. Kõigepealt ma tänan väga meie Eesti Instituudi tegevjuhi Katrin Maiste. Kahjuks tema ei saa täna tulla, aga see on tõsi, see on inimene, ilma kelleta Kultuurisamm üldse ei juhtu, mitte kunagi. Ma tänan meie meeskonda ja minu kolleegi, kes on 4 aasta jooksul arendanud Kultuurisammu, kallis Lea, Marta, Liina, Marina on siin ja meie kallid giidid ja muuseumipedagoogid, kes on arendanud eraldi spetsiaalseid programmi Kultuurisammu jaoks. Ma mäletan kõik Julia, Natalia, Marina, Eduard, Irina ja teised head partnerid. Ma olen väga tänulik nendele. Ma tänan ka meie vabatahtlikke. Tänu nendele see suur töö oli tegelikult tehtud. Ja alati, kui meil oli vaja nende abi, neid oli alati meie juures. Kallis Liia, Liliana, Natalia, Julia ja teised väga head inimesed, kes on meie Kultuurisammu klubile liitunud. Aitäh, suur tänu teile! Tänu. Tõepoolest, mul on hea meel, et sai mainitud ka terve meeskond. Poleks meil praegu piiranguid, me hea meelega kutsuks kõiki pidulikule banketile, aga praegu meie parim võimalus on see soojus edasi anda hääle, eetri ja kohalviibijate kaudu. Ja veel kord tänan Olegi, et sa oled jätkuvalt meiega, et ka panna õhtujuhina panus meie tseremooniasse. Meil on kohe varsti väljaandmisel järgmine kategooria. Järgmine kategooria on aasta sõnumikandja. Aasta sõnumikandja nominendid on need, kes on oma meediategudega, oma sõnavõttudega kõige rohkem toetanud lõimumistegevust. Nii-öelda oma näo, oma mainega, oma tegudega ja oma meediatööga aidanud meie ühisele eesmärgile kaasa. Selle preemia nominendid on, meil on seekord 4 nominenti, on Tiina Pärtel, Olga Kublitskaja, Anatoli Belov ja Kirillitsas Eesti ja toimetaja Pavel Ivanov. Suur aplaus nominentidele. Ja kuna auhinna kätteandjad ei vaja enam tutvustamist, siis meil on aeg vaadata koos järgmine video. Tiina Pärtel, ma olen pärit Tallinnast, sündinud kasvanud Tallinnas. Ma olen enamus oma elu elanud Tallinnas, välja arvatud siis, kui ma olen elanud välismaal. Ja ma teen ka 2 podcasti, millest üks on siis Found in Estonia, millest me täna räägime. Ja ehk siis 2020 augustis hakkasime avaldama neid episoode. Alguses siis ühe kaassaatejuhiga ja nüüd ma jätkan üksinda. Ja see algas niimoodi, et mul on alati väga meeldinud podcasti kuulata. Ma olen 5 korda välismaal elanud, mulle väga meeldib välismaalastega suhelda ja inimestega üleüldse suhelda ja inimesi ühendada. Podcasti nimi on Found in Estonia, ehk siis ma räägin inglise keeles välismaalastega, kes elavad Eestis. See on kodulehekülg foundinestonia.ee ja see on inglise keeles, siia vajutades saab liituda e-maili listiga ja siin all on ülevaade viimastest episoodidest. Siin on meil Jordaania, Hawaii, Mehhiko, Sudaan, väike kirjeldus, siis on meil siin Hong Kong. Enamus külalistest on erinevates maades pärit, nad on elanud Eestis vähemalt 2 aastat, on ka mõningad erandid, aga see on enamasti ja ma räägin nendega, kuidas nad siia Eestisse jõudsid, mis nad siin teevad, mis neile meeldib Eesti juures, mis ei meeldi, mis on mingisugused põnevad avastused, mis nad on teinud siin ja mis on mingid asjad, mis nagu nende jaoks ikka veel peale kõiki neid aastaid tunduvad lihtsalt nii veidrad. And what do you love about Estonia? India, coming from India, I've been living in really big cities for a long time. I like the fact that there are no traffic jams. I like that I can be in nature in a forest like within 10-15 minutes. Kui ma ise elasin välismaal, siis ma tundsin, et nende kohalike inimestega on kõige keerulisem kontakti leida, sest et kohalikel inimestel on tavaliselt selline elurütm juba sees. Või mõtlesin, kas Eestis on selline mure,
sain aru, et jah, on küll ja tahtsin endapoolse panuse anda selle inimeste kokkutoomisele siis. I feel that the more people talk to each other, like in the end, we are all human beings and people should be kind of connected with each other and foreigners should be connected with Estonians and Estonians should learn more about, the people who are actually living in their own country. Mina tahan siis nendest anonüümsetest isikutest teha läbi nende lugude jagamise, teha nendest sellised, näidata, et nad on päris inimesed, põnevad inimesed, et nad ei tule siia midagi ära võtma, et nad tulevad ja rikastavad nii meie elukeskkonda siin, kui enamus on väga avatud ja väga tahavad õppida Eesti kohta ja tahavad just, otsivad võimalusi, kuidas Eesti toitude kohta õppida, keelt õppida ja on väga huvitatud just sellisest kohalikest kõik, mis siin toimub. Tiina, ole hea! Sind ei üllata, et me tahame su häält ka kuulda. Kuulame mu häält ka. Mina hea meelega jagan oma häält ja mul on väga-väga hea meel, et minu tegemised said märgatud ja tunnustust. Ma tahaksin tänada nii neid inimesi, kes on olnud seotud podcasti tegemisega algusest peale või aeg-ajalt ja muidugi kõiki külalisi, kes on tulnud ja hea meelega oma lugu jaganud. Ja tahaksin kõigile öelda, kes praegu kuulavad, et teil on võimalus ka osa saada sellest ettevõtmisest, kui te lähete aadressile foundinestonia.ee. Sealt leiate kõik linkid, et kuulata teiste põnevaid lugusid ja ka saada osa nende elamustest, kogemustest Eestis. Aitäh! Ja mul on saateks rõõm selle nominatsiooni ja selle üle, et Tiina sai selle preemia. Ma ei olnud selle jagamise juures, aga mul on hea meel, žürii otsustas nii, et me saaksime ka selle sõnumi välja, et see ei pea alati olema suur organisatsioon, institutsioon, MTÜ, ministeerium või projekt. See võib olla inimene, kel on nägemus, julgus ja enesekindlus selle elluviimisel. Suur tänu, Tiina, sulle veel kord. Me hakkame jõudma kolmanda ja viimase kategooria juurde, aga see kategooria on meil üllatusi täis, sest kategooria nimetus on aasta säde. Ja seekord meil on 5 nominenti, aga suisa 2 preemia laureaati. Kohal viibijad märgatavalt rõõmusid ja minu teada on siin olemas mõlema organisatsiooniga esindajad. Aasta säde on isik või organisatsioon, kes on tõepoolest teinud midagi silmapaistvat. Ehk kui me oleme silla loomise ja meediat eraldi välja toonud, siis need on organisatsioonid, kes on midagi veel sellesse valdkonda juurde toonud ja oma sädeme initsiatiiviga meil kõigil rõõmu ja positiivset üllatust toonud. 5 nominenti on MTÜ Sofiit klubi, Eesti Üliõpilaskondade Liit, Eesti EP naiskond, Peace Action Community Estonia NTÜ ja Katerina Semenova. Aplaus nominentidele. Ja siiralt loodan, et seda aplausi on hästi kuulda nendele nominentidele, kes istuvad hetkel kodus, aga nendel nominentidel, kes on hetkel siin, on mul muidugi pakkuda esimese laureaadi jaoks taaskord video.
vaatame neid medaleid ja ei usu, et need on meie omad. Et kuidagi siuke nagu, see ongi see, et sa kogu aeg unistad sellest ja siis, kui see hetk jõudis kätte, siis sa ei usu, et see reaalselt ongi nagu käes, et enam kõrgemale spordis ei saa kui olümpiakuld. Время пришло победить. Очень давно была такая цель поставлена и попасть на Олимпиаду, и, конечно, медаль завоевать. Здорово, что это золото. Et saada parim heaks vehklejaks tuleb hästi palju veheldaks ja peab olema väga palju ka andekaid ja koostöötahtelisi sportlasi ja treenereid. Но я не могу сказать, что фехтование очень популярный вид спорта, потому что это все-таки единоборство, и не каждый готов этим видом спорта заниматься, прийти, потому что все-таки здесь это холодное оружие считается, да, фехтовальщики. При уколах они все-таки иногда синяки получают, вот, поэтому то, что мы выиграли, это важный такой толчок для того, чтобы молодежь приходила, и те, кто уже занимаются, чтобы у них были цели, и они понимали, что эти цели реальны. Надо отдавать себя полностью, без остатка спорту. И также, чтобы спорт не заканчивался только, вот, например, в нашем случае фехтовальным залом, а вы шли с ним просто по жизни. Я, например, даже когда выхожу из фехтовального зала, на этом фехтование все равно остается со мной, и как бы все время об этом как-то думаешь, возможно, пересматриваешь какие-то ролики, занимаешься с детьми. Наверное, нет какой-то однозначной формулы, как прийти к этому успеху, но однозначно нужно очень много работать, верить в успех, в победу, быть дисциплинированным, быть преданным своей цели. Чем-то приходится жертвовать, вот, но это того стоит, могу смело сказать. Результат, он появляется лишь тогда, когда мы очень сплоченно действуем, когда внутри команды существует некая химия, когда мы действуем как один организм, когда мы друг друга поддерживаем, даже несмотря, возможно, что у кого-то что-то не получается. Быть олимпийским чемпионом – это что-то такое, что ты не должен объяснять людям. То есть ты просто говоришь это, и они понимают. То есть ты не должен говорить: я была чемпионкой Эстонии в таком-то году, там, 3 раза. Нет, ты говоришь, ты олимпийский чемпион, и все такие: ну, значит, это что-то серьезное. Nii palju, kui ma ei tahaks kutsuda siia 4 inimest ja 4 olümpiavõitjaid näha, siiski meil on täna 1 esindaja, aga sellegi poolest kutsun teid auhinda vastu võtma. Tere päevast kõikidele. Tahaks kindlasti tänada kõigi meie toetajaid ja treenerite kollektiivi. Meil nii minul kui ka tervel kuldsel naiskonnal on väga suur au võtta vastu sellise tiitlit. Ja meie jaoks vehklemine, see ei ole ainult sport või hobi, see on eluviis ja täielik pühendumine ja tahaks kindlasti tänada kõiki meie toetajaid veel kord ja tahaks rõhutada selle peale, et meie treenerid ja treenerite kollektiiv, et nagu on väga tähtis ümbritseda ennast väga hea kollektiiviga ja treeneritega ja personaliga, kes toetavad meid nii halbades kui ka heades
aegadel. Nii et aitäh teile! Suur tänu selle edu ja selle suurepärase näite eest, kuhu võib viia koostöö. Ja tegelikult see on ka laiem sõnum, et selleks, et lõimumisele kaasa aidata, mitte ainult mõnikord, vaid enamasti on vaja alustada lihtsalt koostöös oma kogukonnaga, oma spordi- ja erialase kogukonnaga ja lihtsalt teha keskendunud hästi oma tööd ja varem või hiljem pälvib see tunnustust. Ma pean tunnistama, et ma nii tahaks, et mul oleks võime näha, kui paljud nii eesti kui vene kui mis tahes muu emakeelega lapsed Eestis pärast seda olümpiavõitu küsisid oma ema või isa käest, et kas ma saan ka sinna trenni minna. Ja see on väga suur saavutus. Aga meil on veel üks aastasede. Ja ega mul muud ei ole ka öelda, et kui kõik 3 eelmist laureaati on saanud oma video, ega siis nüüd tänase päeva 4. ja viimane laureaat oma videot ei jää. Seega väike hetk ootusärevust ja kohe vaatame, kes on teise sädemepreemia laureaat. Kindlasti oli saavutus, mida ma püüdsin läbi lavastuse struktuuri edasi anda. Kindlasti oli see mõte, et ebameeldiv olukord, kus sa ei saa teisest inimesest aru, see on meie igapäevane reaalsus, kus vanemad inimesed, rääkides ainult ühes keeles üksteisega, üritavad jõuda üksteiseni või nooremad inimesed, kes ei saa. Ka meie publik, kes käib vaatamas seda, Eesti noored, kes ei saa vene keelest aru, vene noored, kes võib-olla ei saa nii hästi eesti keelest aru. Et see ebamugavus, mis tekib vaataja jaoks saalis, see ebamugavus oli taotluslik. По драматургии интересно посмотреть разные характеры, разных людей, разные истории. Piret, сколько можно, ei tohi niimoodi öelda. Nii, бабушка так говорила. Ükskord ta ütles, сразу вернусь, пошла на кладбище, а на ней велосипедист въехал. Так что ei tohi ette öelda, как Господь даст. Õigus. Материал этот он основан на документальных интервью. Мне очень понравилась роль моя. Мне понравилось, что пьеса грамотно написана. До войны всем трудно было. Скромно жили, я много помню. Всем трудно было. А я не помню, я была маленькая. А что ты помнишь? Ты же в Причуде была. А у вас было все по-другому. Тихо, спокойно. Эстония совсем другая страна была. Мы работали, нам тоже трудно было. Поэтому тут все как бы совпало с тем, что это хорошее предложение, хорошая роль, хорошие люди вокруг. Есть несколько городов, которые просто обязательно нужно посетить. Это, конечно, Тарту, просто потому что там есть смысл на незнакомых людей делать рекламу. Minu meelest võiks sõita veel ka Setumaale, kus on hästi palju venelasi, kus on hästi palju venelasi ja eestlasi. Опыт, когда ты много делаешь разных шагов для того, чтобы произошли изменения. Не знаю, но мне тема эта интересна, потому что мы должны же стать мудрее каким-то образом. Mulle väga meeldib, ma alati kordan seda Jossif Brodski Nobeli kõnest tsitaat, kus ta ütleb, et maailmat päästa ei õnnestu, aga ühe inimese elu päästa võib proovida. Ja mina edasi tõlgendan enda jaoks seda nii, et see üks inimene võiks olla kõigepealt sina ise. Ja ma rõõm kutsuda siia MTÜ Sofiit klubi esindaja.
только одно слово скажу, что это невероятно приятно, потому что это был большой сложный процесс, но, Эдуард, на правильном языке. На правильном. На правильном языке, если. Kõigepealt tere kõigile ja suur aitäh. See on suur üllatus ja suur au. Ma lõpuni ei saanud aru, kuhu ma tulen. Ja nüüd alles sain aru, nähes kolleege, nähes inimesi ja ma saan aru, et see on suur vastutus kõigepealt ja muidugi me peame ütlema, kes seal meeskonnas peale need, kes ekraanil olid, fantastilised näitlejannad, kes usaldasid meid, Liina Tennosaar, Liia Kanemägi ja Tatjana Manevskaja, siis meie kunstnik Anastasia Kavõtška ja ideeautor Marina Tee ja muidugi dramaturg ja produtsent Natalja Matšenene, kes pani kõik need lood kokku. Ja ma tahan öelda seda, et see oli küll väga pateetiline seal kõik, aga ikkagi see lõimumine, see ei ole spetsiaalne ja nagu see oli juba mainitud, öeldud, kui sa saad kokku inimestega ja sul on hea olla, siis see toimub kõik iseenesest. Aitäh ja saage rohkem kokku. Muidugi, kõige tähtsam asi, kuna me oleme kammerlik lavastus ja väike projekt, tehniliselt ma mõtlen muidugi väike, aga sisuliselt väga suur, siis kutsun teid etendust vaatama. Kindlasti, ma arvan, lähipäevadel või kuudel me saame juba mängida Aeglane hingamine. Lugu 3 naisest, 2 neist on prouad, kes sattusid hooldekodusse, üks on eestlanna, teine on venelanna. Hästi traditsiooniline klassikaline olukord ja medõde on Eesti naisterahvas, kes üritab kokku leppida neid. Aitäh! Suur tänu teile! Teate, võiks praegu nii mõndagi rääkides, emotsioon siin ruumis on hästi helge ja rõõmus, aga ma arvan, et palju kohasem, kui tegelikult tänasest päevast jäävad kõlama need teod, need näited, need videod, need lood, mida me siin kõik koos läbi kogesime. Küll aga ma tahan 2 suurt aplausi koos teiega teha. Ühe kõigile nominentidele ja kõigile tegelikult, kes selles valdkonnas on selle aasta koos tegutsenud. Kõigile meile. Ja ka tõepoolest aplausi ka kõigile, kes ka teiselt poolt selle konkursi taga olid ja ka selle suurepärase üritusega koos meid aitasid teha. Seega suur tänu ka kõigile teile. Ja varjamatult tuginedes Integratsiooni Sihtasutuse motole, ütlen, et meil on tõepoolest Eestis väga palju toredaid inimesi. Aitäh teile kõigile ja mõnusat päeva!